Nädal turgudel kätte on jõudnud 21. nädal, aasta on 2024. Minu nimi ikka Urmas ja täna on esmaspäev 20. mai. Enne kui vaatame üle, mis siis eelmise nädalal toimus ja mida tõotab uus nädal tuua, tuletan ikka meelde, et kui sa seda kanalit nüüd esmakordselt külastad, mida sa tõenäoliselt teed, sest et see on uus kanal, siis kindlasti vajuta seda telli nuppu ka, nii siis saad osa ka meie tulevastest salvestustest. Ja meie kommuun nüüd on laiem ka, et siin on täiesti spetsiaalne kanal just finantsteemade katmiseks ja on siis kanalitena kättesaadavad nii YouTube, Facebook kui ka Patreon, patreon.com/turutrendid. Et soovitan ka seal pilku peal hoida, sest sinna tuleb ka täiendavat informatsiooni, mida muudel kanalitel ei näe. Nii et igal juhul tere tulemast, kui oled siia nüüd lõpuks jõudnud. Ja igasugused küsimused ja ettepanekud on ka alati teretulnud, ükskõik siis millise kanali kaudu, kust turutrendid on leitavad. Aga nüüd siis tavapärase nädala juurde. Nädal oli, ütleme nii, et oli üsna sisutihe, et seal tuli nii inflatsiooninumbreid kui ka tootjahinna numbreid, kui ma ei eksi, aga põhimõtteliselt Fedi seisukoht täna on ikkagi selline segane. Ütleme nii, et siin uue nädala sees juba pea 15 Fedi ametnikku võtavad sõna, et see sõnavõttude osakaal on minemas väga hullumeelseks juba. Aga hoiakud ka kipuvad olema üsna äärest ääreni, et osad on ikkagi seda meelt, et tuleks hakata kärpima, teised ikkagi on selle vastu, et ei tohiks liiga vara veel, tuleb hoida nii-öelda pikemalt neid intresse üleval. Et ühesõnaga seisud on segased ja ma usun, et mida aeg edasi, seda segasemaks nad lähevad. Aga mida siis turg sellest kõigest arvas, turg tegi uusi rekordeid, et Dow Jones siis esmakordselt ületas 40 000 piiri ja S&P ka siis oli vägagi tugev. Et Nasdaq oli võib-olla natukene siin tagasihoidlikum, aga jah, selline siis seis, turud väga optimistlikud ja eks siin on muud seisud ka, mis seda on ju toetanud, et see on ainult tore. Ja mis veel on läinud üles nagu rakett, on siis toorained ja commoditid ja just eelmise nädala teisipäeval Twitteris ka postitasin selle sama pildi, kus ma viitsin sellele, et OJ ehk siis Orange Juice on minemas uutele tippudele ilmselt lähenemas. Ja nii ta tegelikult ka välja mängis, et kui vaadata siin seda hinnagraafikut, siis teisipäevast alates ja hind rallis päris kõvasti OJ puhul. Ja mis veel on kindlasti rallinud, on siis vask, ehk siis kopper ja seegi on päris kõvasti siin läbi aegade kasvanud ja hetkel ralli on veelgi teravnenud nii-öelda. Ja kes siis on need suuremad vasetootjad maailmas, et suurimaid on siis ikkagi Tšiili ja siis veel järgi Peru, Hiina ka, seal siis sinna otsa veel USA ja Kanada ja Mehhiko ja siin on muidugi Venemaa on ka üks selliseid mängijaid, aga mitte kõige olulisem. Nii et selline see turg on, eks mida suurem on vajadus vase järele, seda paremini tegelikult ju majandusel võiks minna, sellepärast et ta on üsna hea indikaator, et kui tootmine läheb üles, siis on ka toorainel rohkem vaja. Aga praegu on selgelt veduriks siis tehnoloogia areng, et ilmselt see on üks suuremaid põhjuseid, miks vase hind läheb üles. Ja kui vaadata siin teisi varaklasse või varasid, et siis vaieldamatult selle aasta üks parimaid tõusid on kakao olnud, kakaouba ja kes siis ikka ühest heast šokolaadist ära ütleks. Et nii ta on ja nüüd siis järele jõudis siin
apelsinimahl ja siis teisel kohal või kolmandal kohal on siis vask. Sinna järgi kohe hõbe. Hõbe on ka üks selliseid väärismetalle, mis on väga tugevalt ka tootmisega seotud. Ja nii ta siin on. Nii et nagu on meil siin varasemalt öeldud, et toorainete turg on tugevas kasvus ja paratamatult tsüklid selliselt meile on viidanud juba varakult ette. Üks tooraine veel, mis on hakkamas võib-olla pead tõstma, on siis plaatina, et kui siit vaadata, siis praegu ta on siin suhteliselt allotsas, aga tõenäoliselt ootab ka seda metalli siis hinnaralli. Niiviisi ja kullast rääkides, kuld on muidugi ka võtnud hoogu juurde. Mis kulda puutub, kullaga on selline lugu, et ega ta ju mingisugust head tootlust ei anna ja ega teda väga nagu kusagil kasutada ka nii massiliselt ei ole. Et pigem on ta siis vara säilitamise vahend alati olnud. Ja keskpangad on muidugi siin suuresti selle vastu huvi tundnud viimastel aastatel. Et ühed suurimad keskpangad, kes siin viimase 2-3 aasta jooksul on kokku ostnud kulda, on siis olnud Hiina, Poola keskpank, siis Türgi, Singapur, India, Katar ka ja Venemaa. Nii et mis iganes agenda seal on, aga igal juhul see viitab sellele, et ka keskpankadel on vajadus sellise metalli järele ja võib-olla, et siit tuleb ka mõni uus baasvaluuta, mis baseerub siis kullal näiteks. Ja kui vaadata kulla ja Dow Jonesi näiteks, siis selle 30 suurema ettevõtte võrdlusena seda indeksit, siis alati, kui see indeks on siia tippu jõudnud ja ta hakkab vaikselt taanduma ja murrab neid selliseid tasemeid, et siis on järgnenud sellele ka tihtipeale majanduslangus, et need tumehallid jooned on siin vertikaalselt siis majanduslanguse perioodid aja jooksul, et siin on nüüd circa 100 aasta graafik, eks ole, ees ja 30-ndatel paratamatult USAs, kui oli see suur depressioon, Great Depression, et siis oli tipp siis 70-ndatel, mida me võrdleme ka praegu üsna oluliselt selle praeguse perioodiga. Ta ka hakkas vaikselt siin tipnema ja siis hakkas langema ja siis lõpuks järgnes vägagi tugev indeksi langus. Ehk siis kuld hakkas kasvama oluliselt ja aktsiaturud jäid alla. Ja kulla tipp saabus siin 80-ndate alguses. Siis järgmine tipp oli siin 2000, kui siis nii-öelda internetimull lõhkes. Ja samamoodi siis järgnes üsna tugev langus ja kuld hakkas hinda kasvatama. Ja nüüd me oleme ka sellises situatsioonis siin, et tegelikult, kui see trend siit saab murtud ja hind hakkab oluliselt alla minema, siis on oht selles, et aktsiaturud kas hakkavad langema või jäävad lihtsalt kulla tugevale hinnakasvule tugevalt alla. Nii et see on praegu selline üsna murdeline koht, mida tasub jälgida. See ei ole küll väga lühike vaade, et võib-olla see võtab aega siin kuudest kuni võib-olla aastani, aga siiski selline oht on üleval. Aga alati, nagu me teame, me töötame siin tõenäosusustega ja on ka tõenäosus, et seda ei juhtu ja hind läheb ikkagi üles, et aktsiaturud siis ületavad kulla hinna kasvu. Aga selline stsenaarium on ikkagi praegu juba üsna tõenäoline, ütleme nii, et see tõenäosus on minu jaoks vähemasti üsna tugev. Ja siin vist see ei ole kõige paremini näha, aga siin on siis need võimalikud perioodid paremini võib-olla välja toodud. Okei, mis veel kasvas üsna oluliselt oli siis Reddit ja Redditilt tuli nii palju siis häid uudiseid, et OpenAI otsustas siis kasutada nende andmestikku või said nad kokkuleppele selles suhtes, et tegid diili. Et OpenAI siis saab rohkemale infole oma käpad taha ja tänu sellele võib-olla siis hakkab ka see AI mudel paremini nii-öelda toimima. Nii et selles mõttes see on päris huvitav selline koostöö, sest Redditi käes on väga palju väärtuslikku informatsiooni.
ja teatavasti informatsioon omab üsna suurt väärtust tänasel päeval. Mis infot meile aga veel välja tuli, et Berkshire Hathaway ehk siis Warren Buffetti ettevõte siis ka lõpuks avalikustas need täpsed numbrid, mis aktsiad siis vähendati ja mida juurde osteti. Et üks üllatusi seal oli võib-olla see sümbol CB, mis on Chubb Limited kindlustusettevõte, kui ma ei eksi. Et seda on siin päris kõvasti juurde ostetud ja Occidental Petroleumi ka natukene juurde, aga vähendatud siis nagu juba nende aastakonverentsil seal välja sai öeldud, et Apple'it ja ka Paramount siis sai täielikult likvideeritud või peaaegu täielikult siin selle järgi. Nii et selline on see pilt ja kui vaadata veel ühte sellist tegelast, keda ma ka siin armastan jälgida, Big Short nime all tuntud Michael Burry, kes siis 2008, kui see suur finantskriis alguse sai, ennustas seda väga tugevalt ette ja müüs siis lühikeseks neid turge ja teenis sellega päris hea kapitali. Tema portfelli tasub ka jälgida, et tal on küll huvitavad sellised sammud vahest, aga ega sa täpselt kunagi ei tea, millal ta nüüd siis neid positsioone jällegi sulgeb, et eks see on selline väga viitega, see tuleb korra kvartalis välja, kogu see info. Aga tema on päris kõvasti siin siis esimeses kvartalis müünud ja ostnud, aga mis mulle nagu silma jäi, et ta on väga tugevalt positsioneerinud ennast sinna Hiina turu poole, ehk siis JD ja Baba ja muud sellised, aga lisaks, mis jäi silma, et ta on siis vähendanud ka oluliselt neid Magnificent Seven ehk siis imelise seitsmiku aktsiaid nagu Google ja Amazon näiteks on täielikult siis maha müüdud. Et ei tea ju, mis see tema agenda seal on, aga tõenäoliselt ka tema on siis jõudnud seisukohale, et see turg hakkab siin vaikselt tipnema. Siis, kui nüüd rääkida sellest, mis võib-olla veab seda turgu ikkagi on need andmekeskused ja sellest ma ka rääkisin siin mõni aeg tagasi, et võib-olla tasub vaadata siis andmekeskuste ehitajatesse või vaadata ka neid ettevõtteid, mis pakuvad võimalikke teenuseid või seadmeid andmekeskuste jaoks, et see on üks tuleviku turg ja elektritarbimine ka siis on väga oluline, et elektrienergia ettevõtted kindlasti on ka üks fookus, eriti just nende andmekeskuste piirkondades, nagu siin näha on, kus need suuremad siis paiknevad. Nii et selles mõttes on oluline võib-olla olla õigel ajal õiges kohas ja investeerida siis õigetesse kohtadesse selle arengu käigus. Siis, mis võib-olla ei ole nii hästi, et need talendid, kes siis seal tehnoloogiasektoris töötavad, et nemad on üsna tugevasti nüüd vastu sellele, et tagasi kontorisse minna, et pigem nad siis löövad ukse päris kinni ja enam ei lähe kunagi sinna tagasi, ehk siis lahkuvad oma positsioonilt ja otsivad teisi kohti, kus võimaldatakse siis kaugtööd. Et see on ka üks selliseid trende, mida tasub silmas pidada ja veel üks trend, mis on käimas IMF-i peal, eks siis siin hoiatas ka, et AI on löömas tööturgu nagu tsunami, tema sõnade järgi. Et võtmas siis ära töökohti. Aga eks seal on alati vaja natuke ümber kohaneda, et alati on neid toetavaid töökohti ja kõike muud, mida on juurde vaja just selle tehnoloogia arengu käigus. Nii et tuleb olla võib-olla avatud mõtlemisega ja püüda ennast ümber positsioneerida. Nii et eks siin tuleb kindlasti väga suurt tsunamit, jah, tõesti, et tööturg hakkab muutuma, aga ei pruugi see alati halb olla, et see alati viib ju edasi, lihtsalt tuleb olla kohanemisvõimeline. Mis veel silma jäi, need meme-stockid ka siin, meme-aktsiad käisid ka läbi, et GameStop ehk siis GME sümboliga, et see taaskord tuli see meemide teema üles, et see võib-olla oli selle nende heade seisudega siin ka seotud. Ei ole nüüd päris kindel, kas
kas kogu selle asja taga oli taas seesama konto, kust kunagi paar aastat tagasi see meme-stockide algus sai või oli see kuidagi siis üle võetud konto, aga korraks viskas hinnad üles ja siis nad kukkusid ka nädal lõpuks sama targalt alla tagasi, nii et selles mõttes väga riskantsed tegevused, et igal juhul, kui ei tea, mida teed, siis ei tasu nendega kaasa minna. Siis, mis veel silma jäi? OpenAI koha pealt veel nii palju, et tulid nad välja siis GPT-4o mudeliga, mis on siis laiendatud mudel ja oskab võib-olla paremini siis ka visuaalse ja audio materjaliga ümber käia ja on ka natukene kiirem. Ja siis see Redditi deal ka, et see oli üks olulisemaid ja Walmart oli üks ettevõtteid, mis jäi nagu väga heade tulemustega silma, et see viitas siis sellele, et ka jõukamad kliendid on tagasi tulnud. Ja just selline e-commerce ja kõik muu on ka hüppe teinud. Nii et selles mõttes Walmartil läks väga hästi. Küll ma pean siin tõdema, et ma isegi olin selle tehinguga seotud enne siis majandustulemusi. Sai võetud positsioon ja see õigustas ennast päris hästi. Okei, aga kui liigume siit võib-olla graafikute juurde, et tehniliselt S&P siis oli väga tugev, et see võib-olla see tipp oli siin, kas oligi neljapäeval vist, kui ma eksi, või kolmapäeval, et see läks päris hästi. Tehniliselt on seis ilus ja muidugi nädalases meil ikkagi kollitab siin see sama lahknevus, et momentum enam ei ole nii tugev, kui ta oli, aga samas hinnad teevad uusi tippe, nii et selles mõttes see teeb natukene ettevaatlikuks, kui me sellist pikemat pilti vaatame. Aga praegu veel on seis pigem positiivne. Ja Russell tegi ka siin tipu nädala keskel. Siin on nüüd siis see vastupanu ikkagi ees, et see ei taha kuidagi murduda ja ikka hoiab hindu tagasi selle väike ettevõtete turul. 50 päeva keskmine ikka kosus, et kui ta siin korraks käis 30 peale ära, siis nüüd ta on liikunud aina ülespoole jälle. Ja 200 päeva keskmine ei jõudnudki väga palju allapoole, et on nüüd jälle siin uutes tippudes, et siin on peaaegu selline head and shoulders juba tekkinud sellest mustrist, et eks näis, kui kauaks ta sinna üles jääb. Et ohumustrid on alati nendega nagu seotud, aga ega see ei ole alati kindel, et ajafaktor on natuke keeruline selliste indikaatoritega. Sektorite poolest tehnoloogia, kommunikatsioon ja kinnisvara olid parimad, energia ja tööstus olid siis kõige kehvemad nädala jooksul ja kui vaadata nüüd neid vedureid siin, et siis finants, mis on praegu ületanud keskmiselt S&P-d, tegi nädala jooksul veel kõvasti uut kasvu, sellega on kõik hästi, siis Consumer Staples ehk siis need tarbekaubad tegi ka uusi tippe nädala jooksul ja kolmas sektor, mis S&P-d on ületanud, on siis utilities ehk siis kommunaalteenused ja see tegi ka uusi tippe, aga võib-olla see kasv on natukene nõrgem, et siin on see vastupanu praegu üsna tugevalt ees. Aga näis, selles mõttes, et ta on ikkagi praegu üks favoriite ka, kui nii vaadata. Kogu S&P heatmap siis oli suhteliselt mixed, et siin nagu me teame, siis tehnoloogia vedas, et see oli kõik ilus roheline, aga siin oli ka sektorid, mis olid mitte nii väga ilusas seisus. Ja kui siin vaadata neid tõusjaid ja kaotajaid, et siis võib-olla Moderna oli üks nendest, SMCI ka, AMD ja Walmart olid siis need, mis võib-olla jäid silma ja siis see CB, mida Warren Buffett ostis, et see kipub alati nii olema, et kui numbrid välja tulevad, siis turg reageerib ka sellele kohe, et kui Warren Buffett midagi ostab, et siis juba see annab talle eelise, kui see info avalikuks tuleb, et siis teised turuosalised kipuvad ka seda juurde ostma ja hind kasvab. Insiderid aga
muutusid aktiivsemaks nii ostu kui müügi poole peal, et müük on jällegi siin hakanud kasvama. Et see teeb ka natuke ettevaatlikumaks jällegi. Ja VIX on jällegi siin viimase aasta ühel madalaimal tasemel, nii et ega seda hirmu enam ei paista olevat, et hirmu ja ahnuse indeks jõudis jälle sinna ahnuse poole peale nädala jooksul. Krüpto on ka seal ahnuse poole peal ikka endiselt, seal ei ole väga suuri muutuseid toimunud. Ja nüüd siis sesoonselt me oleme ka siin sellises ikkagi kasvufaasis, nagu me oleme varasemalt öelnud. Ja statistilise mudeli järgi me oleme siis ka parimas sellises kasvuperioodis praegu, nii et hetkel on kõik läinud nagu selle info järgi. Ja astroloogiliselt väga huvitav nädal, see on üks selle kuu parimaid nädalaid võib-olla, mis nüüd ees ootab siin, et neljapäev on üks selliseid päevi, mida tasub väga silmas pidada. Et siin me võime näha isegi järjekordseid uusi tippe võib-olla. Aga samas on ka selline pöördeline päev, et siin on täiskuu aeg ja need aspektid, kui nad kulmineeruvad, et siis võib see ka turupööret näidata. Et siin on ka siis see black box mudel, mis neid transiite meile näitab, et siit on ka näha, et see nädal on üks selle kuu parimaid. Ja mis siis veel, ja ka meie USA turgude black box mudel siis viitab sellele, et asjad hakkavad nagu kuidagi rohelisemaks siin minema. Ja? Nii siis. Mida uuelt nädalalt oodata, et majandus, ütleme makro koha pealt on selline suhteliselt vaikne nädal, mitte midagi erilist või olulist, aga küll võtavad sõna siis need Fedi ametnikud, et see on täielik torm käib sealt üle. Et sellega tasub olla ettevaatlik ja kolmapäeval tulevad siis ka nende märkmed või siis need minutes, nagu neid kutsutakse. Tuleb välja, et sealt võib-olla tuleb ka täiendavat informatsiooni. Ja muidugi siis majandustulemused veel jätkuvad, et mis siit nagu silma jääb, on Nvidia näiteks ja siis muidugi seal retaili koha pealt ka, et Lowe's ja Target ja Macy's ja Ross Stores ja TJX ka ja võib-olla siit praegu, kes on sellises paremas tehnilises positsioonis graafiku järgi on siis Macy's ja TJX näiteks, ka Nvidia on üsna tugev ja tehnoloogiasektorist siis Palo Alto Networks ja Snowflake, et need on ka üsnagi hea tehnilise setupiga praegu. Et pigem ootaks sealt positiivsed uudised vähemalt tehnilise pildi järgi, aga see ei ole ka kindel, et igal juhul väga riskantne on neid kaubelda just nende earningsite ajal, et siis kes ennast hästi ei tunne, muidugi ei tohiks seda ka teha, igal juhul need ei ole mingil juhul soovitused praegu. Jah, makrokalender on tõesti väga hõre see nädal, et siin ei ole väga palju midagi välja tuua. Ja siin on siis need suuremad majandustulemuste avaldajad ka või olulisemad vähemasti. Et siin on neid päris üks jagu, kuigi earnings season või hooaeg on siis läbi saamas, kui siit vaadata, et tegelikult Nvidia, kes oli üsna tugev kasvumootor, nende siis kasumi kasvunumbrid jäävad juba päris kõvasti alla siin, et kui me kogu seda seitsmikut vaatame, et siis see on natukene hakanud kosuma, siin peale mõningast tagasi või mitte veel, ütleme nii, et see on siis forward PE ka, et selles mõttes on oodata, et see kasv hakkab kahanema kõigi nende jaoks ja ülejäänud ettevõtted siis 493 S&P's hakkavad siis kasumi kasvuga nagu ületama seda. Ja selline pilt praegu paistab siin vähemasti prognooside järgi. Ja siin on siis veel neid ettevõtteid, mis nädala jooksul oma tulemused avaldavad ja kõige olulisem päev on alati siis neljapäev ja suurem hooaeg on nüüdseks juba siis läbi, et siin peaaegu vist üle 90% on. Ettevõtetest on majandustulemused juba avaldanud, jah. Nii, ja
vaatame seda prognoosi ka, mis eelmise nädalal välja käidi, siis suures plaanis oli ta õige, võib-olla see neljapäevane selline suurem langus ei klappinud väga hästi, aga noh, siiski enam-vähem. Nii et selline see prognoos sai ja järgmise nädala prognoosi saab juba vaadata meie turutrendid Patreoni kanalist, nii et kellel on selle vastu huvi, siis kindlasti tulge ja liituge meie kommuuniga, nii et seal saab olema ka täiendavaid prognoose ja muid update'e, nii et selles mõttes seda informatsiooni hakkab sinna rohkem ja rohkem tulema. Aga nüüd vaatame kiirelt ka siis graafikutele peale, et mis siin silma hakkab. S&P puhul siis pöördepunktidest nii palju, et järgmine pöördepunkt tuleb reedel, nüüd sellel reedel, jah, meie selle info järgi. Ja peaks nüüd kohe ka täna-homme võib-olla aru saama, kas turg võtab suuna ülespoole või allapoole. Et noh, eks me siis näe, siit peaks uus signaal ka meile tekkima. Vaatame nafta hinna liikumist, siis nafta hind prognooside järgi siis praegu peaks minema üles, et siin on küll selline vastupanu ees, et ma eeldan, et ta siia kuskile 83 peale võib-olla jõuab ja siis tuleb jällegi natukene langusperioodi peale. Kulla koha pealt, kuld ei ole küll siin päris selle prognoosi järgi nüüd toiminud, et on hind väga tugevalt üles läinud ja seal see surve jätkub, nagu ma ütlesin, pikas plaanis on kuld ikkagi tugevas soosingus veel, et kui siin aprillis oli see pöördepunkt ära, see oli nüüd see kulminatsioon, aga siiski jah, tundub, et see kasv ikkagi jätkub siit üsna tugevalt praegu. Ja Bitcoini koha pealt, Bitcoin on ka suhteliselt hästi ikkagi vastu pidanud, et praegu ta siin katsetab neid vastupanusid, aga siiski jah, praegu püsib tugevalt seal, kus ta oli, et kui see nii-öelda kehvem periood hakkab läbi saama, et siis ta võib-olla hakkab siit isegi rohkem rallima, et see kestab kuskil siin 25. maini praegu. Et no näis. Ja Tallinna börs kukkus suhteliselt kivina nädala jooksul, et ja tänagi veel päris kõvasti kukkunud, et siin jõudis jälle selle toetuspinnani. Näis, kas jääb pidama või kukub läbi. Et seda siis see nädal meile näitab, et Eesti turg ei ole sugugi mitte heas positsioonis, nagu siin karta on olnud. Ja mis siis veel? Vaatame võib-olla siis suuremaid ka, kes siin meil jälgimisel on, et Apple on väga hästi nüüd siin taastunud ja võib-olla see kasv praegu jätkub. Apple on, tundub, et sellest suuremast august siin läbi tulnud. Amazon miski pärast mulle tsüklid viitavad, et see Amazon hakkab korrigeeruma, nii et selles mõttes ma olen natukene ettevaatlik, et siin indikaatorid ka hakkavad vaikselt nagu punast vilgutama, et igal juhul hoiame silma peal, et see langusperiood võib olla üsnagi pikk, kui see tsükkel paika peab kuni siin kuu lõpuni, et noh, eks näis, vaatame, hoiame silma peal. Kui hind seda toetab, siis loomulikult see ilmselt peab paika, kui hind ei toeta, siis mitte. Google'i koha pealt on siin mõningasi uudiseid ka tulemas. Kui me vaatame, siin on Google'il oli I.O. just ja siis investeerimise uudiseid tuli sealt, jah. Et nad kavatsevad 1,1 miljardit oma Soome andmekeskusesse siis paigutada, et oma AI kasvu Euroopas siis tugevdada, jah. Et selles mõttes meie regioonile ka suhteliselt hea uudis. Microsofti koha pealt, et seal on sellised USA-Hiina tehnoloogia probleemid praegu neid segamas ja nad on otsustanud siis tagasi kutsuda või üle viia oma Hiina AI keskuse töötajad, kas siis USA-sse, Iirimaale või mujale. Ja Microsofti arendajate konverents on ka siis algamas homme teisipäeval, et seal nad siis näitavad oma saavutusi AI vallas ja võib-olla mingeid uudiseid
muidugi sealt saavad ka kasu siis sellised tootjad nagu Qualcomm, Intel ja AMD tõenäoliselt, jah. Et praegu on seis päris ilus ja endalgi sai siin reedel võetud väike positsioon Microsoftis sisse, nii et eks näis, vaatame, kuidas sellega läheb. Nvidia on ka üsnagi tugev, eks ole, nagu öeldud, siin on majandustulemused tulemas kolmapäeva õhtul. Et igal juhul tuleb olla ettevaatlik sellega, aga praegu on jah, seis suhteliselt ikkagi positiivse poole peal. Ja Meta on püsimas siin ikkagi nõrga poole peal, et siin nagu midagi ilusat praegu ei paista. Et jällegi on ta sattunud sellisesse ebasoosingusse, nagu Metaga kipub olema aeg-ajalt. Netflix on aga üks selliseid huvitavaid ettevõtteid, tema sai nüüd siin 3-aastase diili NFL-i jõulu nii-öelda mängude kajastamiseks ja see on suhteliselt hea uudis, see küll ei ole hea uudis Microsoftile, et nemad selle diili kaotsid nüüd, aga vaatame, kuidas siis Netflix selle pealt kasu lõikab. Tõenäoliselt nad ikka lõikavad, et see on neil päris hea siuke ärimudel. Ja Tesla püsib siin neutraalses tsoonis praegu, et ei tugevat kasvu ega tõusu, et siuke äraootav seisukoht. PayPal on negatiivse poole peal, nagu arvasime, ja Lululemon on ka jätkanud siin langust, et ei ole praegu seda tugevust, kuigi siin on siuke topeltpõhinud praegu tekkinud. No näis, ma arvan, et nad praegu siin veel langevad, siin on toetuspind kuskil 292 peal, seal kandis, jah. Et ei midagi ilusat praeguses seisus. Et eelmise nädala ettevõtetest, mis said mainitud, siis võib-olla tooks välja CELH oli üks nendest, mis sai siis välja toodud võimaliku kandidaadina ja tõepoolest see hind siin ilusti kasvas, et ta praegu on siis sellises vastupanus. Võib-olla, et siit praegu edasi rohkem ei lähe, aga võib-olla murrab läbi, et sellel tasub silma peal hoida, igal juhul see esimene eesmärk sai saavutatud. Siis CAG, mis siis on suhteliselt külgliikumises, et see nii tugevalt esile ei paistnud kahjuks. Siis Campbell Soup, mis sai välja toodud, sellega läks suhteliselt hästi, aga jällegi siin on see vastupanu ees, et nagu sai öeldud ka, et väga tugevat sellist kasvu võib-olla ei tasu oodata, aga ikkagi ta siiski suutis üles poole liikuda. Siis HRL, mis sai välja toodud, see kasvas ka päris ilusti nädala jooksul siin, et sellega läks ka hästi, siis võib-olla waste management, et sellega nii hästi ei läinud, et ta küll korra käis siin selle vastupanu lähedal või vastas isegi, ja siis põrkas sealt tagasi. Siuke kolme hinde peale võib-olla paneks selle, aga mis ei performinud hästi üldsegi oli siis Cummings, et selle hind siin sootuks otsustas allapoole liikuda. Niiviisi, aga jällegi uue nädala siis võib-olla sellised tugevamad positsioonid toome välja siis oma Patreoni kanalil, nii et kindlasti külastada patreon.com, /turutrendid ja seal siis saab juba lähemalt nende asjadega tutvuda. Nii et tõmbame sellega siis nädala kokku, vaatame siit jooksvalt, kuidas asjad edenevad ja kohtume juba järgmise nädala ülevaatest, tõenäoliselt järgmisel esmaspäeval. Edukat nädalat teile ja kõike head!